õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Hugo, palju õnne sulle. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. Tere hommikust, on käes eelmisest videost järgmine päev ja meil on käes sünnipäevapäev. Me oleme siin hommikused toimetused ära teinud. Hugo avas enda kingid, sõime kooki, pakime siin asju, poisid läksid juba poeringi tegema, et veel asju osta kaasa ja üsna pea me stardimegi maale, kus meil siis täna on suur pidu. Nii et nüüd on veel viimased sellised asjatoimetused siin kodus. Paneme kõik asjad kokku. Ma just pakin siin mingeid asju ja siis on vaja tordid, värgid, särgid kõik autosse tassida. Ja siis sõidame maale. Seniks, kuni ma siin veel poisse tagasi ootan, siis see kingi pakkimine eile läks megapikki. Ma ei tea, mis mul arus oli. Ma oleks pidanud ostma lihtsalt ühe suure kasti, kuhu sisse see kingitus ratas sisse mahub. Aga mina mõtlesin, et ei suva, et ma lähen võtan neid pappkaste ja siis panen ise selles kokku mingi suure kasti, kuhu see ratas siis sisse läheb. Never again, sellepärast, et mul jäi kaste puudu, mul jäi paberit puudu. Kuigi ma ostsin 3 rulli paberit, seda oli ikka liiga vähe. Niisiis ma olin siin öösel mingi peale 12 tegin seda. Ma olin lihtsalt mõtlesin, et okei, mida ma teen? Mul ei ole ma pean midagi skeemitama lihtsalt kokku sellepärast, et mul ei ole mingit alternatiivi. Kas ma jätan siis tegemata või? Aga siis ma mõtlesin, et okei, ma teen nagu nii hästi kui võimalik ja arvatavasti siis Hugole või lapsele on see ju rõõm ikka seda avada ja ma tahtsin enne pallid sealt nagu karbist välja hüppaks ja et ma teen nii, et nii hästi kui saan ja visuaalselt vaatame, mis välja tuleb, aga mõte ju loeb. Nii siis skeemitasin siin mingi fooliumiga ja see oli täielik košmaar, aga tehtud ta sai ja tundus, et Hugole meeldis ka, nii et selles mõttes, et tasus ära see vaev. Aga lõpuks siis kirjutasin veel kaarti, koogid tegin valmis, siis ma ei tea, mingi 1 aeg äkki sain magama, midagi sellist. Ja kell 7 äratuskell helises, nii et täna me paneme ikkagi mingi hea emotsiooni pealt tugevalt, et ei ole midagi teha. Loodetavasti täna öösel siis saab need tunnid tagantjärgi võtta. Aga jah, praegu ma ootan kutte, mul on kotid enam-vähem koos, mul on vaja veel need küpsise tordid kuidagi transportimiseks valmis panna ja siis asjad autosse vedada, nii rohkem ei olegi. Nii, me panime asjad kõik maha ja batuut on püsti. Käin korra poes, meil on mõned asjad puudu. Ja siis hakkame siin asju valmis panema ja edasi sättima. Mis veel on tore on see, et Nuplul tuli uus laul välja. Sest ta aega kummitab mind ja mulle see ref väga meeldib. Aga ma lugesin sealt alt, ma ise hakkasin ka kohe sõnu otsima ja lugesin ka, et keegi kirjutas sinna, et sõnadest aga aru seekord ei saa, Nuplu sõnadest. Ja ma olen sellega nõus, tõesti. Väga hästi sõnadest seekord aru ei saa, aga ikkagi on päris hea. Nii, ma üritan nüüd panna siia mingid laualinad ja asjad ära, mingid vaasid, siis ma olen käimist naabritel raksus, Sireli raksus. Võtan sealt mõned õied lauale ja siis ma pean minema tuppa kooke kaunistama.
ja lõpuni tegema. 5 kokki on kokku. Ja siis ma hakkan panema, siis peaks olema juba telk püsti pandud. Ja siis hakkame kaunistama lõpuni ja vaatame, mis me siia veel juurde paneme. Ja siis on aeg juba panna toidud. Mingid asjad valmis ja välja ja ennast valmis panna. Hugo läheb magama vahepeal. Ühesõnaga räigelt tegemist on, ma ei tea, miks ma tegelikult seisan siin, et ma hakkan tegema. Meil tegelikult on siin suur oht ja ilmavaatlus ka kogu aeg, et vihma ei hakkaks sadama. Ma kogu aeg ise vaatan ka ilmateadet ja ega siin on suht pilvine värk, nii et mingid sahmakad võib tulla. Aga ma mõtlesin, et ma lähen vist ikkagi küsin äkki hoopiski Empsilt, et kas tal ei ole siin mingit lilleviit, mida ma võiks maasi panna. Ja ma lähen küsin talt. Tegelikult ma näen, meil on isegi aias üks mingi sireli põõsakene naabritelt olnud. Seal. Hakkaski sadama. Mingi hoovi tundub olevat. Ma leidsin, et meil on üks sirel veel tulnud siit naabrite aiast. Ma vaatan siin on vist paremad oksad isegi. On siia puude varju. Poole tunni pärast hakkab pidu pihta ja räigelt kiire. Ma just tegin veits juukseid, ma tõmban need varsti rohkem lahti ja natukene panin mingit meiki juurde ja kleit. Panen jalad jalga ja hakkan kohe toitudega edasi tegelema. Nii kiire on. Ja Hugo panen ka riidesse kohe. Meil on mingi 48 või 49 0 hakkab pidu. On aeg panna välja singirullid. Kell on 7:45, meil on siin kuskil 15 inimest äkki jäänud. Mõned lapsed jäävad meile siia ööseks veel maale. Ja nüüd me hängime, päev läks mega kiirelt, nagu ikka aega ei ole. Ja hullult jooksed ringi, nii et see, et võtta kaamera kätte, et rääkida või midagi võimatu. No tegelikult ma teadsin ette, et see on võimatu, sest et see ei ole mul esasünna, mida teha. Aga endale mälestuseks ikkagi ja mingi klippe saab kindlasti. Või tähendab sai kindlasti. Aga nüüd ma panen siin mingit toite külma ja siis meil hakkab hängimine. Nii et ma ei tea. Saime normaalselt vihma vahepeal ja müristas ja... Aga muul juhul oli kõik väga tore ja kõik läks väga hästi.
poisid läksid panema lapsi magama ja ma istun siin sõbraga, ootan neid tagasi, aga ma arvan, et ma lõpetan selle video siin ära äkki. Nii et selline see video. Aitäh sulle, et sa vaatasid seda ja näeme juba järgmises videos. Tšau! Ma mõtlesin, et ma lisan siia lõppu ikkagi veel ühe klipi. Nimelt ma sain kätte selle demopaki, mis ma tellisin ja kus sees olid siis sünnipäeva kaunistused. Ta jõudis siis 2 päeva liiga hilja kohale, aga ma näitan, mis ma tellisin ja mis siin sees on. Selline pakkum. Mul siin kõrval on Hugo ka, kes sööb praegu. Nii et me siis koos vaatame siia. Aga ma pean ka ütlema, et mõned asjad ma tellisin niisama endale. Ja mulle tundub, et siin ongi kohe esimene asi mulle. Ja selleks on selline mingi sall. Okei, see mingi niit on lappes, aga arvan, et ta ei peaks niimoodi koos olema. Ma arvan. Aga ma ei ole kindel, aga igal juhul ta peaks siis aga muidu niimoodi ka elas käima siis. Ma arvan, et on täitsa okei. Täitsa kena materjal ja täitsa okei. Siis sünnipäevale ma tellisin sellised lipukesed. Ja need siis kohale ei olnud, need lipukesed. Aga ma jätan need alles. Ja see on näpudega ise pead selle sildi või lindi panema külge või paela. Ma jätan need alles, me saame neid kasutada mõnel teisel tähtpäeval või järgmisel sünnipäeval. Õhupalle. Pikpasu. Erinevad värvid. Aga need on niisugused loomad. Ma panen siia äkki pildi ka, millised need on. Need on niisugused suuremad õhupallid loomad. Ma leidsin alternatiivi niisugustele loomadele tegelikult Tigerist vist. Ma näitsin ka seda. Aga need tunduvad olevat palju suuremad loomad. Need on ka vist õhupallid. Ei, see ei ole õhupall, aga isegi ma ei saa aru, mis see on. Ma ei saa aru, mis see on. Need on need table runnerid. Ja. Ma tellisin niisugused linad nagu, et oleks dekoratiivsed linikud lauale. Okei. Jah, sellised rohelised linikud oleks pidanud olema. Need on siia niimoodi kokku põimitud niisugusteks nagu patsideks. Siis siin on veel ühed lipud samasugused. Siis siin on veel üks selline linik. Nii, vaata, mis siin veel on. Siin ma tellisin sellised vormi, kus saab teha siis šokolaaditähti. Ja tegelikult ma tahtsin teha Hugo tordile siis peale tema nime ja numbri 4, aga see jäi hetkel tegemata. Sellised, seda võiks millalgi proovida neid šokolaade teha sellega. Siis, mis ma tellisin, on kõrres. Siis ma tellisin mingid niisugused õhupalle ka mingid loomakestega. Need just isegi on mingid niisugused, mida saab kanda ka. Ma panen siia jälle pildi. See on number 4 õhupall, mida ma ei tea, mis me sellega nüüd teeme, aga võib-olla ma annan siis selle kellelegi, kes hakkab ka 4-seks saama. Siis ma tellisin sellise veitsa vaariat ka, mis on jala mõõtmiseks, lapse jala mõõtmiseks. Et saad siia peale panna ja saad mõõta, mis jalanumber või kui suur tal see jalg on. Et see peaks ka tulema väga tasuks. Ma tellisin endale mingid ekteid asju. Siin on üks juukseleks klamber. Ma proovin. Ja ma proovin seda. Proovin selle kohe endale juustesse panna. Vaata, kuidas tule vaata. Täitsa toredad. Selline kaelage.
siis on selline kaelakeel. Võib-olla seda ketti isegi ei kasutaks, vaid paneks enda nagu kullast ketile siis selle ribad siin. Muidugi 2 tükki on väga sarnased, üks on valge pärlitega ja teine on must siin. Sellised siis need jalavõrud. Jalavõru ja selline. Kõrvarõngad, mis ma arvasin, et on palju suuremad, aga need on tõeliselt miniatuursed. Ta on niisugused nagu sõlme kõrvarõngad. Pildi pealt muidugi nägid välja väga suured. Aga väiksed. Reaalsus on see, et nad on väiksed. Et nad on ikkagi suuremad. Ja ausalt öeldes nad nägid ikkagi ilusamad välja ka seal. Ja viimasena, mul on siin midagi Hugole, mis ma tahtsin talle osta ka. Ja see on selline mullipüss või selline. Ja see peaks nii olema, et sa saad laste eest siit nagu mulla välja. Selline see tellimus oli. Ma ei tea. Ma loodan, et mingid asjad siit saavad kasutus ka. Ise tegin nii hilja selle tellimuse, selles võttes ei ole midagi öelda. Aga toredad asjad ja tegelikult mul on seal juba vaadatud mingeid muid suviseid asju, mida ma tahaksin ka proovida tellida, nii et võib-olla ma teen sealt mingi uue tellimuse. See oli kõik kokku 36 €. Seal on nüüd, vähemalt mul oli limiit, et muidu ei saa tellida, kui peab olema 30 € täis ostukorv. Ja sellepärast ma viitsel nagu ringi vaatasin ka, et muidu ma oleks ainult dekoratsioone vaadanud. Aga jah, selline see pakk oli, mis pidi tulema, aga ei jõudnud kohale. Aga siinkohal ma lõpetan selle video ära. Nii et aitäh, et sa vaatasid nüüd ka seda hauli ja näeme juba järgmises videos. Tšau!